Ohoh, teie ka seal. Tere tulemast teise osasse Eestlased Down Under. Selles osas me läheme külastama theme parkse või siis lõbustusparke siin Gold Coastil ja neid on 3 tükki. Me ostsime selle passi, kus kõikidesse 3 saab sisse minna nii palju, kui sa tahad, terve aasta aega. Jah, kas või iga päev. Aga jaa, ühesõnaga, käime siis need pargid läbi. Tegelikult me juba käisime need läbi. Me anname siis igale pargile hinnangu ilmselt 10 pallisüsteemis. Et kas me soovitame seda või mitte. Esimene teemapark, kus me käisime, oli SeaWorld. Ja SeaWorldis on siis põhimõtteliselt hästi palju erinevaid kalu, mingid haigalad, raid ja pingviinid on seal ja Ameerika mäed ja igast erinevad showd lastele. Ühesõnaga palju ookeanielukaid, kes seal on sees, obviously. Vee-teemaline park, et niisugune sanctuary ka, et need loomad, kes seal on, need on päästeloomad ja tulevikus. Kui nad on võimelised nagu ise vabas loodusele edasi hakkama saama, siis nad lastakse vabaks sealt. Teine park, kus me käisime, oli Movie World. Ma ütleks, see Movie World oli rohkem siis minu meele järgi park, kus siis on hästi palju Ameerika raudteid. Seal on filmistuudio ja hästi palju selliseid nagu filmitegelasi kõnnivad seal ringi, saad nendega pilti teha, näiteks Scooby-Doo ja igasuguseid kangelasi DC universumist, näiteks Superman, Batman ja Wonder Woman ja noh, kõik siuksed nagu. Kolmas park oli siis Wet n Wild, mis? No nimi annab vist juba suht nagu hea mõtte, et mis see park, mis seal nagu saab teha siis. Ja ühesõnaga Wet n Wild on siis siuke... Saad märjaks ja lähed volliks. Ilgelt suur veepark. Sellega ma ei oska isegi võrrelda seda vähegi nagu Euroopa pargiga, sest see oli nagu, see ei ole nagu sees, kõik on nagu väljas, nii et neil on hästi palju ruumi ja kõik need sõidud, mis seal on hästi pikad ja nagu suht kõrged ja noh, lihtsalt palju paremad kui need, mis Eestis või kuskil Euroopas võivad siis olla. Need on ikka palju kiiremad ja ja hästi palju on nagu tuubisõite, nagu et sa istud selle sõõriku sees või seal. Jah, et saad nagu kaaslasega neid sõite teha, et ei ole nagu üksinda sõidud, vaid nagu saad mitme inimesega. Et seal mõned on 2 inimesega, mõned on 4 inimesega lausa. Aga jah, seal oli ka hästi lõbus. Küll te näete. Nii et stay tuned ja video lõpus näeme siis jällegi. Tšau! Okei. Tere hommikust! Tere hommikust, rahvas! Praegu pidi natukene hullu panema. Meid aeti taga siin fännide poolt. Täna on pühapäeva hommik, 6 päeva järjest, tööd rüganud, aga lõpuks ometi on vaba päev, kus me saame siis midagi põnevat teha. Kuhu me siis minemas oleme? No me lähme SeaWorldi. SeaWorldi! Me oleme ühe korra seal juba käinud, aga täna mõtlesime, et võtame siis kaameraga kaasa ja näitame teile, kuidas SeaWorldis elamus on. Hästi lahedad delfiinishowd on seal, hülged on, suured paksud loomad. Aga suht targad. Ma ei tea, kuidas nad nii nagu välja õpetatud on, aga hästi lahedad showd teevad nende hüljastega seal ja eks te pärast näete. Et oleme teel ja varsti jõuame kohale. Ciao! We teach all of the animals here at SeaWorld. Even yes. I'll just ask questions. Yeah. Are you sure? One of these people who wants to meet somebody. What?
Alright, Liv, we're going to have a tour. We're now up to a styrofoam container as well. No, I would never use a styrofoam container because he comes in doing some incredible jumps. Une mouette, un peu de vent, un câlin. Nii, nüüd meil on siin juba natuke aega oldud ja nüüd läheb Robin Ameerika mägedele. Thank you and bye for now. Oh yeah! Adelaide, here comes the All-Star. Yeah, slick. Way to boot it. Adelaide, how good's this? Together and welcome back the ladies of the lake. Tricks and air, like get on in here, girls. What do you reckon this guy rest of the pigs? Punch it! Oh yeah! My man! Style, voice, grace, power, precision, all on one leg, all on one ski. Girls, you're amazing. So good. Spinning around on one. That, kick it! Yeah! Bring it on in, slick, that'll do. Come on, Thunder Lake, let's make some noise. Encouragement to fill his pose, that's it. Yeah, you'll feel it. You'll feel it. Get I got what I mean, Phyllis. Phyllis, let go of the rope. That doesn't move, Phyllis. Still go. Oh, no, Phyllis. Farewell, Phyllis. Godspeed. Nii, oleme jõudnud siis Movie Worldi täna siin pargis, nagu taustalt näha, on väga suured Ameerika raudteed, et üritame siis Etteli ka peale meelitada, aga noh, ma ei tea, kui palju sellest välja tuleb. Mitte vist. Sure about that? Nii, esimene sõit, Superman Escape raudtee, selle kiirus on kiirem kui 100 kilomeetrit tunnis ja kunagi keegi mulle rääkis, et see oli üks kõige kiiremaid raudteid Lõuna-maakera peal. Nii et ma ei tea, kui true see on, aga võite mind fact checkida.
shit, noh. See on nagu, kui sa siit vaatad, ma ei tea, kas sa nagu tunned, kui kiire see tegelikult on nagu. See on nagu, see tõmbab nagu istme külge kinni lihtsalt. Uskumatu, noh. Nagu see kiirus, kui nagu alguses stardid, nagu ma juba tundsin seda, siis ma olin nagu... See tuli alguses nagu sealt ka räigelt kähku nagu välja räige hooga. Mille pärast ma tulin siia peale, ma olin nagu... Oleme guugeldanud siis, et mis filmid siin Movie Worldis on siis filmitud. Siin on reaalne filmistuudio siis siia nagu lõbustusparki ehitatud. Muidugi sinna sisse nagu publikule... Külastajad või publik ei saa sinna sisse minna. Aga siin on filmitud siis Fool's Gold, San Andreas, Scooby-Doo, Thor Ragnarok, Aquaman ja no mingid filmid veel, aga need ei ole väga populaarsed. Aga need olid need peafilmid, mis siin on filmitud ja noh, suht lahe. Siin on Gold Coasti. Kuule. Suu on nagu räigelt kuiv. Ma ei tahtnud suud nagu lahti hoida, aga mul terve aeg oli suu niimoodi. Putukad lendasid suhu või? Jaa. Näevad tegu. See läks niimoodi, et see sõitis ja siis ta tegi nagu full nagu 360, et sul nagu pea oli nagu alaspidi, aga see tegi nagu kiiresti selle nagu 360 ära nagu. Jesus Christ. Niimoodi. Päriselt või? Ja see oli mingi 2 või 3 korda terve nagu selle sõidu jooksul. Ja see sõit nagu oli räigelt pikk ka, ne. Ma ei tea, vähemalt tundus niimoodi. Ma räägin nagu väike laps, ma lihtsalt nagu peale sükest sõitu saad nagu nii energiat täis, et see lihtsalt nagu ma ei tea, ma ei saa enda nagu energiat sõnadesse panna, aga see nagu räigelt tõstab energiat sulle üles. Laul. Aga nüüd me lähme drifti show'd vaatama. Ja. See on ka päris äge. You're going to put it on, give us a nod and a thumbs up, okay? Get out of the vehicle and put your hands in the air. Not you, deputy! You think you can move it? Yeah. Let's go! Let's go! Oh, no! Let's go! Way to go! Come on! Johnny! Let's go! No, Johnny, let's go! Let's go! Hey! Yeah! Wait, I said move it! I meant the bike. Yeah! Let's go. Johnny! So can you please ride the bike off the set? All right. Hey, Bob, he doesn't have a license. What? So Yeah. Okay. It looks like... What is that? Aga nüüd lõpuks saime Etteli ka meiega nõusse, et ta tuleks ka meiega sõidu peale.
ja nüüd me oleme siin Wild Wild Westis, kus siis läheme siia sõidu peale ja lõpus vist saab natukene märjaks ka. Natukene, minu arust need inimesed, kes saavad läbi märjad. Aga kõige jubedam ongi selle juures see, et nagu siin on taga see loss ja nagu seal, ma ei tea, mis seal on, ma ei tea, kui suured need mäed ja asjad on, nagu ma näen seda ainult seda lõpupotsa tulevad alla. Ja see stress saab mind lihtsalt ajaga praegu välja. Ei mängi välja. Kas sulle meeldib järjekorras oodata terve päev või? Jah. Mulle ka. 2 sammu sai edasi liikuda. Nice. Asi seegi. Next in line. Koodike tuleb. Maad tuleb. Oled ärevil ka või? Ma ei tea veits. Ma sai lõpu pärast kardan, muu on vist fine. Okay. Me peame minema. Peale sõitu näeme. Jah, tšau. Jääme siia sõidu peale ja sõidame teist korda uuesti. Jaa, okei. Mis nad ikka teevad? See ei olnud isegi nii hull, aga see ikkagi veits oli hull. Aga ühesõnaga tehtud on. Selle peale võib isegi teine kord veel minna. Kodus vaatajatele siis, kes ei tea, mis Wild Wild West on, oli siis Ameerikas ajastu kuskil 1860 midagi kuni 1920 midagi. Ja see oli, kus üldse seadust Ameerikas ei olnud ja jooksidki mingid cowboyd ringi ja panid piu-piu üksteisele. Päris lahe. Niisugune nagu teemaline see sõit oli siis. Aga jah, tänaseks siis kõik, et nüüd on koduminek. Home time. Ja home time. Bye-bye. Bye. Tere hommikust! Täna on kolmapäeva hommik. Valetan, täna on teisipäeva hommik. Täna on plaanis Wet n Wildi minna, mis on selline veepark siin Gold Coastil. Siis anname teile overview, kuidas kõikide parkide experience oli ja mida me soovitame või soovitame kõiki 3. No mine tea. Peale tänast saate teada meie arvamus ja siis teate, kui tulete siia Gold Coastile, et kas on mõtet minna nendesse parkidesse või mitte. No, tubli poiss, Tiiger. Kõlvab ka. Tubli poiss. Võtame nõus. Ei, jõudsime sisse Wet n Wild Junior. Üli vähe rahvast on nagu. Aga noh, ei imesta ka. Kas pole elu sees nii vähe rahvast siin näinud. Tavaliselt siin on nagu paksult rahvast täis ja sealt igal pool, nagu oleks Vietnamis. Jaa, aga no praegu ei ole ilmselt hooaeg, sest et praegu on august ja siin on talv. Nii, me tahaks leida mingeid lokkareid, kus me saaks enda kodinad jätta. Weight restriction to avoid disappointment. Kui hetkel sa tahad küll kaalu peale minema. Siia või? Kus ma näen nende kaalu? 0 näitab. 63. Ära! Astu peale. Lokkers, vaata. Leidsimegi üles. Ongi. Ühesõnaga. Sinna torude peal. Siin vesi voolab. Esimene sõit siis. Nende torude peal. Unlimited access. Lokkerid. Appi. Mis asja? Kuradi üritatakse tõmmata $12, et saaks terve päev neid kuradi kappe kasutada. Fuck my life. Siin nagu absoluutselt järjekorda ei ole, et kohe, kui sa mingi sõidu peale tahad minna, siis ainult lähed. Liiga külm nende austraalilaste jaoks, praegu on 25 kraadi väljas, aga ikkagi väga vähe nagu rahvas siin. Ja tegelikult see vesi on nagu, ma ei tea, üllatavalt soe või ma ei tea. Ma arvasin, et on nagu mingi täiega külm. Hommikul oli veits. Hommikul oli siukene, et nagu lasid mingi kuskilt alla, siis oli ikka siukene chilli, jah. Et siis pidi natukene jooksma, et endale soojust teha.
ma arvan, meie mõlema nagu niisugune lemmik on see, kus sa saad nagu võidu teha, et sulle antakse niisugused nagu matid nagu, et sa saad nagu selle peale hüpata ja siis sul lõpus näitab sul aega ja siis sinu seda nagu kohta ka, et kes nagu võitis ja kes jäi teiseks ja kolmandaks ja et saad nagu omavahel võidu teha, et tõesti lahe niisugune süsteem tehtud sinna. Etel! Lepita! Ma olen Pamela Anderson. Jookse! Jaa. Mis asja show sai läbi ära filmina? Meile kahjuks öeldi, et kaameraga vette minna ei saa. Nii et me ei saa teile veealuseid footage'id teha, nii et osad atraktsioonid on kinni, aga meil on aastane pass, nii et me võime kas iga päev siin käia, kui me tahame, nii et hopefully tehakse nagu mingi hetk need lahti, kui on nagu hooaeg. Siin. Ja nagu see park on veits nagu ajast nagu maha jäänud ka, et mõned need sõidud näevad nagu suht nagu kulunud välja, et nad vist hakkavadki nagu suht varsti tegema uuendusi, et täna just nägime üks nagu nendest sõitudest on kinni ja siis oligi mingi tüüp selle tõstukiga seal ja uuris see asja, et võib-olla hakkavad midagi korda tegema, et kohe jõuamegi siia nagu selle juurde, mis on kinni. Selle nimi on Tornado, roostetab sealt ja värv on kulunud ja ma ei tea, peaks natukene uuendust tegema sellele. Päeva highlight, Esimest korda elu sees mina ka, ma olen 15 aastat siin Austraalias elanud ja täna nägin esimest korda koos Etteliga koaalat looduses. Et kui me läksime ühe nagu sõidu peale, ootasime seal natukene järjekorras ja siis vaatasime natukene ringi ja seal kõrval kohe olid eukaliptipuud, kus otsas oli siis üks koala, chillis seal lihtsalt. Jaa, ta tudus seal, ta oli nii armas. Ei, tegelikult ei tudunud, ta oli ärkvel. Ärkvel, liigutas ringi seal. Aga jaa, Ettel oli suht nagu terava silmaga, et ma küll ei pannud seda tähele, aga Ettel näitas mulle, et kuule, kas on koala seal või? Ma nagu alguses mõtlesin, et kas see on nagu koala kuju lihtsalt sinna ülesse pandud või nagu ma ei suutnud uskuda, et nii lähedal nagu inimeste niisugune koala elab seal. Aga jah, tõsi ta on. Nii äkka oli. Siis seal need on see, kus põrand läheb alt ära ja siis sa lendad täie hooga alla. Seda me ei teinud ja Robin üksi ka ei läinud, kuna mina ei lähe sihukeste asjade peale. Ja siis seal käisime ja siis seal puu otsas oligi see koala. Aga kokkuvõtteks see nagu pass, mis sa nagu saad selle 3 pargi jaoks osta, see on nagu nii väärt seda, et mis see oli mingi 200 midagi, jah, $221 näkku, aga saad nagu aasta aega käia kõigis 3 pargis nii palju kordi, kui tahad ja ma ei tea, see on nagu minu jaoks on nagu päris hea diil, nagu suvel me kindlasti tuleme siia nagu uuesti. Suht põnus. Mida? No alati exit on läbi gift shopi. Viimane see võimalus, et keegi ostaks midagi. Palun osta. Jälle meie! Nii, nüüd kui te olete video ära vaatanud, nüüd teil on päris hea arusaam, et millest me siis alguses rääkisime? Nüüd hindame ära, räägime natukene infot ja siis te teate, kui Gold Coastile olete tulemas, et kuhu on mõtet minna. Alustame siis esimesest pargist, milleks oli siis SeaWorld. SeaWorld on selline park, kus ma olen ikka üle aastate väga palju kordi käinud, aga samas iga kord, kui ma lähen sinna, siis on ikkagi nagu tore sinna minna ja kõiki neid showsid vaadata, sest ikkagi üle aastate need showd on natukene muutunud ja see ei ole alati sama show, mis sa näed iga kord, kui sa lähed. Minu jaoks oli SeaWorld üks nagu lemmikumaid parke, sest et seal on esiteks nagu loomad ja kalad, mis mulle nagu täiega meeldivad. Mulle meeldib neid lihtsalt vaadata. Ma arvan, et SeaWorldis me tegime kõige rohkem contenti ka, siis sa pidid ikka igat kala ja iga kilpkonna ja igat kuradi raid seal pildistama ja videoma nagu. Aga ma ei saa, nagu ma räägin, nad on kõik nii lahedad. Iga kala või iga rai oli nagu oma näoga. Nagu reaalselt, nad olid kõik teist. Delfiini show ja kõik oli väga-väga. Mulle oli ka lemmik see delfiini show. Nad oskavad nii nagu vägevaid trikke teha, et uskumatult targad loomad. Nii, lähme siis reitingu juurde, et esiteks SeaWorldi soovitad? Jaa, absoluutselt. Ma soovitan ka.
ma annaks SeaWorldile 70. 7, miks 7? No siis ma olen nii mitu korda seal käinud ja see on minu isiklik reiting. Ma panen 90. 90. Jah. Okay. Sest et seal on Ameerika mäed ka väiksed, mille ühe peal ma käisin, aga rohkem vist ei tahaks. Okei. Järgmiseks on siis meil Movie World. Movie World minu jaoks on natukene põnevam, sest seal saab seda adrenaliini ka, mis mulle mõnes mõttes meeldib, aga mõnes mõttes ei meeldi. See on niisugune love-hate relationship, nii et vahetevahel on seal ikka väga lõbus käia. Ja ma annaks Movie Worldile 90. Kuna minule need Ameerika mäed ja kõik siuksed asjad nagu absoluutselt ei meeldi, ma kardan täiega, aga ma arvan, et puhtalt selle drifti show pärast ma annaks sellele isegi, no ütleme, 6, jah. Minul otseselt ei ole seal midagi teha, sest et ma väga ei käi nende Ameerika mägede peal. Ma niigi ületasin ennast ja käisin sellel Wild Wild West ride'il. 60. Väga tubli sinust. Ma ausalt öeldes, ma ei olnud täiesti kindel, kas sa lõpuks ikka tuled sinna või ei tule. No väga hästi, praegu oleme 2-2. Ja järgmiseks on meil Wet n Wild. Wet n Wild oli siis väga lõbus veepark, kus saime igasugusest torust alla lasta ja seal oli ka väga põnev. Me veetsime seal ikka paar tundi kindlasti ja väga heal päeval läksime ka, kus väga palju inimesi seal ei olnud, et me saime kõik sõidud ikka mitu korda läbi teha. Ei pidanud järjekorras ootama ja ma arvan, see tegigi selle elamuse nagu paremaks ka. Nii et Wet n Wildile ma ise annan ka 90 ja soovitan 10-ga või 9-ga. Soovitan 9-ga. Alati on room for improvement, nii et sellepärast ma annangi 90. 90, okei. Sa panid mind nüüd kõhklema. Ma ei tea, võib-olla lihtsalt meie oleme mingid veitsumised childis, aga nagu meile haiget meeldis tegelikult. Seal oli lihtsalt võidurada, nagu mulle nii meeldis seal sinuga võidu teha lihtsalt kogu. Ma ei tea, miks, aga meeldis. Ja ma mõtlesin, et ma annan Wet n Wildile 10. Aga sa ütlesid, top rating. Ei, aga sa ütlesid, et nagu alati on nagu võimalus areneda. Ja kuna seal oli see tornado asi, mis oli võiks roost. Kuigi ma arvan, ma ei oleks selle peale läinud, aga nüüd ma tahan selle pärast anda sellele 9. Aga siis ma peaks andma SeaWorldile 10. No kumb on siis? Kas ma saan SeaWorldi muuta või? No muuda siis, ne. Okei, ma annan SeaWorldile 10. SeaWorldile 10 ja Wet n Wildile 9. Wet n Wildile annan siis 9. Okei. Aga ma arvan, et nagu meie mõlema arvamus on ikkagi see, et meile mõlemale nagu koos olla, siis meeldis kõige rohkem Wet n Wild. Sest et ma arvan, meil oli seal kõige lõbusam ja koos teha asju. Selliseid tegevusi sai teha, et kus me mõlemad saime samal ajal midagi teha ja ma ei tea, see nagu oli hästi lahe. Kokkuvõtteks, kõik pargid kokku, see aasta aega, mis seal saab käia, selle raha eest $219. Siis on ikkagi mõttekas jahastuspilet. Muidugi. Ja käia kõigis ära. Jah, et me saame aasta aega seal käia, suvi on alles tulemas, nii et Wet n Wildis me kindlasti käime mitu korda. Ja kindlasti SeaWorldis ka kalu vaatanud. Ja soovitame kõikidele teistele ka, kes Gold Coastile on tulemas, et külastada neid 3 parki. Teie jaoks, kui te localsid ei ole, kui teil ei ole kuskile sisse kirjutades Queenslandi, kahjuks te peate natukene rohkem maksma, aga ma arvan, see hind on ikkagi seda väärt. Ja see oli vist $299 terveks aastaks, et neid 3 parki külastada. Nii et kui sa ikka nagu pikemat aega plaanid siin Queenslandis olla, siis soovitame ikka selle terve aastase passi võtta. Tänaseks see on kõik meie poolt ja loodame, et jääte põnevusega ootama meie järgmist osa, mis tuleb väga lahe. Tšau! Ei, sa võid võtta nagu. Kuidas Taavi tuleb Austraaliasse? It's a try!
natukene sai niisket. Okei, jaa. Niisket sai ja külm on nüüd. Emme. Kummi vilistama. Oink, 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 oink. Jah, et see on lihtsalt meie arvamus. Seal on pelikanid. Pelikanid lihtsalt. Seal on pelikanid. Kõigi point on sul alati pelikanid, ma ei tea, kas sa tahad pelikani näha. Jaa, aga pelikanid on nii nunnud!